Nii, et meie kolmas auto on siis mainitud Jaguar XJS ja seda mudelit toeti väga pikalt, kokku 21 aastat, alates 1975 kuni 1996. Algselt olid saada vaid V12 mootorid ja nii uskumatult, kui see ei kõla, oli algselt saada ka mingil ajaperioodil manuaalkast, hiljem ainult automaat V12 mootori puhul. 1983. aastal tuli valikusse ka väiksem mootor, 3,6 liitrine rida 6 mootor. V12 mootorid olid alguses, nii nagu meie autogi, 5,3 liitrised ja alles päris enne tootmise lõppu, kui ma ei eksi, aasta 1993, tulid siis turule suuremad 6-liitrised mootorid. Kuigi 6-liitrine mootor oli ka kasutatud erimudelil XJRS, mis oli, kuskil ma peast ei mäleta, oli siis saada kas aastast 89 või midagi sinna kanti. Rääkides XJS-ist, siis tegelikult, kui see mudel tuli turule, siis alguses ei olnud asja üldse nii lihtne selle autoga. Ta tegelikult asendas niivõrd-kuivõrd eelkäijat, kui nii võib öelda, E-Type Jaguari. Kõik need, kes teavad, mis auto on E-Type, saavad aru, milles see probleem võis olla. Kuigi siin on nüüd väga oluline mõelda, kuidas seda E-Type üldse hinnata. Tõesti, me teame E-Type, roadster-kerega auto, kompaktne, sportlik, rida 6 mootorid, et ei lähe kokku tegelikult sellega, mis oli XJS algusaastatel ja tegelikult kuni kogu tootmise välda lõpuni. Samas ei saa me unustada, et E-Type oli ka teiste keredega. Oli ka nii-öelda pikendatud teljevahega mudel, kupeemudel 2+2 ning lisaks E-Type'i 3. seeria oli samuti valustatud V12 mootoritega ning saadaval ja ka tihti kasutuses olid automaatkäigukastid. Nii et kui me võtame võrdluseks kas või selle viimase mainitud 3. seeria E-Type'i pikendatud teljavahe, kupeekere, 2+2, V12 mootor, automaatkast, siis tegelikult jättes kõrvale vaid välisdisaini, on siiski juba üsna sarnase autoga tegu nagu XJS. Nii et kõik on kinni selles, kuidas keegi asja näha tahab. Räägime siis loomulikult ka sellest, kuidas selle XJS-iga sõita on. Eks see on paljuski maitse asi, aga mina ütleks, et XJS-iga sõita on väga hea. Just nimelt seetõttu, et ta on nagu suurepärane GT-auto. Et siin on nagu, sa kohe tunned, et kui tegu on mugava autoga, et isegi kehval teel vedrustus saab õigega hästi hakkama, midagi läbi ei põruta, niisugune mõnus pehmus on alati olemas, aga samas ei ole probleem sõita ka selliste teedel, nagu meie sõidame. Kurvid, künkad, niisugune tüüpiline, nagu öeldakse, Briti maapiirkonna väike maantee. Loomulikult kogu sellega mängib hästi kokku ka automootor. Nagu mainitud sai, on meie autol V12 mootor, 5,3 liitrit ja 217 kilovatti. Kui kiiresti ta 100-ni kiirendab, kindlasti paljud tunnevad huvi. Ta peaks jääma ligikaudu sinna napilt alla 8 sekundi. Et kuskil niisugune 7, 7, 7, 6, 7, 8. Ja mis muidugi eriti nauditav on see, et kuna tegu on V12 mootoriga, siis kõik on väga rafineeritud. Korra vaatan, kui tuleb niisugune natuke sirgem koht, siis me teeme korra kiirenduse ka. Nii, et kuna lubasime ka korra näidata, et kuidas siis XJS käitub olukorras, kui omanik soovib natuke kiiremini sõita või juht kuulda või pigem mitte kuulda, kui mõnusalt ja vaikselt see mootor töötab, kuigi gaasipedaal on vajutatud põhja. Nii, start.
sellist rafineeritud kiirendust ei kohta sugugi tihti. Nii et müts maha. Nii, et me näitame ka, milline näeb siis välja meie kaunis XJS. Et korra lasen kaamera meil lähemale tulla. Võib-olla kõige paremini auto välimust saab aru, kui vaadata XJS-i siluetti. Väga kaunis ja isikupärane. Et siin on sellised huvitavad C-piilar, C-piilari disainijoon. Filmime ka võib-olla tagaakent. Samuti üsna ainulaadse kujuga. Ja kindlasti ühed detailid, mis paljudele meeldivad, XJS-i tagatuled. Et selline disain, nagu siin näete, oli siis aastast 75 kuni, kui ma eksi, aastani 91. Ja siis natuke muudeti just seda tagaosa, külje tagaosa C-piilari piirkonna disaini. Aken oli natuke suurem, see osa kaotati ära, see natuke mängiti ümber, aga see jäi ilusti paika ja tulid uued piklikud tagatuled. Ja filmime ka meie XJS eespoolt. Eest on samuti, kõik on paigas, ilus, kaunis ja ma näitame ka seda mootorit, mis meil siis siin kapotil on peidus. Et milline näeb välja üks V12 mootor. Nii, aga palun. Uhke, missugune. Ja nagu öeldakse, et kordamine on tarkuse ema, siis antud mootor on siis 5,3 liitrine ja tal on 217 kilovatti, mis on ligikaudu 300 hobujõudu, ma peast ei mäleta, võib-olla 295, 290 sinna kanti. Nagu olen korduvalt öelnud, XJS on superhea GT-auto ja sobib väga hästi pikkade vahemaade läbimiseks, isegi aastal 2024. Ja tõesti, istu on mugav, aga samas hoiab hästi paigal. Mul on üks käsi siin, teine käsi seal, kõik on olemas, pearuumi piisavalt veel. Ja muidugi üks trumpäs, mis on XJS-il välja käia, muidugi interjöör. No, eriti hästi on õnnestunud meie auto interjöör, tumepunane nahksisu, väärispuit ja isegi need detailid, mis näevad välja metallsed, need on ka metallist. Et kõik on kallis, kvaliteetne, siin võib lausa kuulata seda heli. Me teeme ära sellise teadusliku eksperimendi, et toeme ka tahaistmele. Teeme siis selle testi ära, nagu ikka. Meil on ainult üks vabatahtlik, mina. Ma panin selle istme lihtsalt niimoodi ette, et ka mina kannataksin ees sõita. Et oleks enam-vähem aus. Ruumi mul on, et pea kuskile vastu ei käi, saame hakkama. Ja nüüd vaatame, kuidas sinna taha saab. Ja tegelikult ma pean ütlema, et siin on üllatavalt okei. Vähemalt jalgadel ruumi on. Noh, okei, ma ütlen ausalt, ega siin nüüd väga-väga mugav pole, kuna ma pean istuma natuke siin kuidagi kongus, aga saab hakkama. Et kui ütleme nii, et oleks keegi, kes oleks, ma oskagi öelda, 1,75 m, et temal võib siin olla täitsa okei ja lühemad juba võivad sinnast täitsa mugavalt tunda, kuna tegelikult istmepadi, seljatugi, kõik on nagu paigas. Lihtsalt minul jääb natuke puudu pearuumist. Kui ma panen oma pea nii, ehk siis võtame natuke mu pikkust maha, mul oleks siin täitsa okei olla, jalaruumiga on. Aga jah, jätkuvalt selles mõttes, et ma ei saa ikkagi mitte uuesti seda mainida ja meelde tuletada, et selle autoga on tõsiselt hea sõita. Et on tõesti selline auto, mille puhul, et hakkad Tallinnast sõitma, jõuad Riiga, käid võib-olla korra tualetis, teed ühe jäätise ja sõidad edasi kas või Varssavini välja. Tõsiselt mugav, vaikne, no meil on praegu aknad lahti, aga mugav, vaikne, pehme, samas väga hästi seisab tee peal. Et suurepärane GT-auto. Nii et latt on väga kõrgele seatud.
nii, nagu ikka, et kõik head asjad saavad millegi läbi ja nõnda on meil ka aeg hakata otsi kokku tõmbama. Nüüd on küsimus, et milline neist autodest oli parim. Sellele küsimusele on raske vastata. Esiteks on sellepärast, et maitsed on erinevad, ootused on erinevad autode osas ja nii ongi. Ma ütleks võib-olla niimoodi, et kõik autod on ostmist väärt, sõitmist väärt. SLC puhul ma võib-olla teeksin niisuguse natuke naljaka kokkuvõtte, et kujutame ette, lähme ajast tagasi, on niisugune ruum, kuhu tulevad kokku mehed, ülikonnad seljas, lipsud ees, tõsised näod peas. Võtavad sirklid, mallid, joonlauad ja hakkavad midagi arvutama. Paberi peale märgivad punktid, tõmbavad jooni ja valmis saab SLC Mercedes. Ehk siis ütleme, et kirge selles autos on võib-olla vähem kui teistes autodes, eriti Fiatis, aga samas on näha, et see auto on loodud selliselt, et sellega tõesti oleks nagu hea sõita. Ja ma ütlen seda, et kuigi tegu on vana autoga, nagu kõik need autod, siis selles autos on olemas mingisugune kindlustunne. Ma tunnen seda, et see auto peab vastu, et siit mingid jupid küljest ei kuku. Isegi need mõned detailid, mis on nagu vananed natukene, siis on ikka niisugune tunne, et nad peavad sulle järgmine 10 aastat ilusti vastu. Tulles meie teise auto juurde, Fiat 130 Coupé, siis ma ütleks, see kogemus oli hoopis teistsugune. Et üllatas mind, et väljast väga kaunis auto, seest sensatsiooniline, sõitis väga hästi, oli pehme, samas vahvaid aga sõita, mootor oli temperamentne, mis on ka arusaadav, kuna antud härrasmees, kes selle mootori lõi, varasemalt töötas Ferrari mootorite kallal. Ja Fiati puhul ongi võib-olla, ma ütleks siis niimoodi, et kui Mersu puhul tulid kokku tõsised mehed, tegid tõsist tööd, siis Fiati puhul disainer õhtul laua taga võttis pokaali veini, vaatas loivat päikest, Itaalia maastikut ja järgmine päev oli Fiat 130 paberil. Tulles siis meie kolmanda ehk viimase auto juurde, Jaguar XJS, siis mul seda on võib-olla isegi kõige raskem nagu sõnadesse panna. Sest tegu oli tõesti nagu väga hea autoga. Et juba ainuüksi see V12 mootor ja auto oli kuidagi tunde järgi eriti, ma ei oska öelda, kas võimekas, aga võib-olla selline auto, millega ma kujutaks ette, et kui nüüd oleks vaja sõita aastal 2024 kuskil kiirteel 200 km tunnis, siis XJS saab sellega hakkama. Et selles mõttes, et ta on jah, võib-olla isegi ütleks võib-olla klass kõrgem, et just oma nii-öelda sõiduomaduste poolest. Ja nagu ütlesin, et valida see ka rida 6 mootorit, nii et kes tahavad sõita ökonoomsemalt, kelle võib-olla soovid ei ole nii suured, siis on ka see võimalus, kuid igal juhul ma ütleks, et XJS, kui võtta, siis pigem võtta V12, et siis nagu selle auto õigust loomusest, iseloomust saab nagu aru. Ja kuna kellelegi ei meeldi lahtised otsad, siis ka mu kaameras küsis, et milline oleks minu valik. Ütlen ausalt, et ma tegelikult SLC-ga me alustasime ja SLC-ga me ka nii-öelda lõpetame. Teeme kokkuvõtte selles autos, et ajapikku tegelikult SLC hakkas mulle meeldima. Hakkas aina rohkem meeldima, et alguses ma olin natuke skeptiline, tundus kuidagi niuke, mitte võib-olla selline auto, mida ma oleks oodanud, et SLC on. Aga tegelikult hakkas mulle meeldima, aga siiski kuna ma ise ei ole ka nii-öelda väga tõsine inimene nagu näha, et siis ma võib-olla SLC jätaksin kellelegi teisele. Et minu valik oleks kas siis Fiat 130 Coupé või XJS. See on väga raske siinkohal mingi otsus langetada, kuna 130 Coupé mulle tegelikult meeldis. Et just see, et ta eripära, kõik ta ajalugu, mulle meeldis ta väljast, seest, mulle meeldis ta ka sõita, mulle meeldis see mootor, mulle selle auto peal kõik meeldis. Aga nüüd on siin küsimus, et mida ma selle autoga nii-öelda teeksin, et kui ma lihtsalt tahaksin nagu aeg-ajalt sõita, siis ma võib-olla valiksin ikkagi siis jah, selle Fiati. Aga siiski, et kui ma ikkagi reaalselt juba tahaks pikemaid vahemaid läbida, teha road trippe, suuremaid kiiruseid, siis ma arvatavasti võib-olla Fiat 130-ga õnnelikuks ei saaks. Ja siit jõuamegi võib-olla Jaguari juurde. Et võib-olla Jaguar, ütleme, et valik on väga raske. Et oleneb väga palju sellest, mis ma autoga teha tahan, aga Jaguar oleks jah, võib-olla see, et ta on samuti ilus seest, ilus väljast, sõidab väga hästi, mugav, kiire, mootor, sensatsiooniline, V12, rafineeritud. Et ma võib-olla
siis ikkagi lõplik otsus võib-olla langeks mul XJS-i kasuks. Aga ma kordan veel, et 130 kupee on täpselt seal sama pulga peal, nii et küsimus on selles, et pigem mis ma selle autoga teen. Ja lõpetuseks ma siis üks küsimus veel meie kaamermehele, et kuna minu valik oli väga keeruline, 130 kupee või XJS, oleneb olukorrast, kaameramees on mul vapper olnud siin kõrval, teinud kogu selle tralli kaasa, ma küsin tema käest, et mis oleks tema valik? Kindel XJS-i mõnud. Kindel XJS-i mõnud tuli siit kõrvalistmelt. Ja sellega me täna lõpetame ja nägemist ja järgmise korrani.